Tere! Minu nimi on Kersti. Olen maagilise reiki praktik meistriteekonnal. Ja minuga koos on seda teekonda tegelikult käinud ka minu lapsed paratamatult. Ja ma näen viimasel ajal eriti, et nad on nagu täielikult minuga koos võtnud selle raja ja arenevad koos minuga. Ja mõned kuud tagasi ma tundsin, et ma äratan iseennast üha rohkem iseenda mäletamisesse ja miks ma nende peal ei kasuta seda, et kuidas nende peal see mõjub. Ja siis ma hakkasin nii-öelda taotluslikult neile õpetama nende enda nii-öelda seda mäletamist, kes nemad päriselt on, ehk meie tõeline olemus, mis on armastus, seda õpetust neile edasi andma koos muude praktikatega, mida nad saavad iseenda heaks kasutada, mida nad ka teevad, mis on mulle nagu tohutult hea meel, sest kunagi, kui ma seda teekonda alustasin, siis mu lapsed viskasid kogu aeg nalja, et emme, jälle sa siin midagi teed, mingi muusika käib, et mingi om ja mingi amm ja siis nad viskasid pidevalt nalja, et mis asi see on ja et miks sa seda üldse teed. Aga nüüd, kui nad näevad, et see toimib ja nende enda peal samamoodi, siis nad on nagu väikesed käsnad, kes imavad selle enda sisse, teevad selle täiesti enda omaks ja kasutavad. Ja ma näen isegi, et nemad õpetavad mind, mis on imeline, sellepärast, et kui ma näengi seda, et meid täiskasvanuid tuleb õpetada sellele kõigele, sellele iseendaks olemisele, iseendaga kontakti loomisele, nii-öelda see päriselt mäletamine, kes sa tõeliselt oled, elamine oma südame järgi, siis nemad võtavad selle teadmise ja nende keha juba mäletab. Ja nemad lihtsalt toimetavad sellega. Ja see on nagu tõeliselt minu jaoks nagu siukene eureka moment mingis mõttes, et ma mõtlengi, et okei, et lapsed, et neid on vaja äratada lihtsalt. Et meie õpime, näeme vaeva, nemad lihtsalt tõks ja nupuvajutus ja läheb. Seega ma tahaksin sinuga nii-öelda anda sulle mõned taotlused, millega sa saad äratada nii iseennast kui oma lapsi ja siis vaadata, mis juhtuma hakkab. Aga ennem kui ma jõuan nende taotlusteni, siis ma tahakski tuua sellise nii-öelda näitlikustamiseks juhtumise, mis minu ja minu laste vahel siis nagu toimus. Selline lugu, et meil tekkis nii-öelda diskussioon, me leppisime kokku kuidas siis öelda, leppisime kokku teatud teema osas ja minu jaoks oli juba teema lõppenud ja siis mu üks lastest teatas, et ei, mind enam ei huvita, ma ei taha midagi sellest teada, ära üldse mind tüüta. Mina olin segaduses, küsisin, et oota, mis nüüd juhtus ja siis kuidagi jõudsime niimoodi, et ma läksin nagu väga tigedaks ja minust tuli välja siukest viha, mida minus palju enam ei ole, aga siiski vahel viskab niimoodi siukese väga tugeva emotsiooni. Läks mõni aeg mööda, ma rahunesin ja siis võtsin nad kokku, 2 last, kes mul on, võtsin nad kokku ja ütlesin, et teatavad, jah, selline olukord oli, on ju meil ja ma tõesti väga siiralt vabandan, et ma niimoodi teie peal seda oma emotsiooni nii-öelda teie peale välja valasin, et ma võtan täielikult vastutuse selle tunde eest, mida mina tundsin, see oli minu tunne ja teie lihtsalt saite sellega nii-öelda pihta. Ja siis ja nende reageering oli nagu
nagu lihtsalt uskumatu minu jaoks. Et üks minu lastest ütles, et jah, see oli su ego. Ja mul oli nagu, jah, tõesti, nii oli. Ja suurem laps ütles selle peale, et ema, sa olid nii aus. Ja selle peale mul lihtsalt süda tundis nii suurt uhkust, sest nad kasutavadki sedasama märkamist, arusaamist ja peegeldavad mulle seda, et ma teen seda õpetust, mida ma neile edasi annan, et see on midagi õiget, mida ma neile annan. Ja nemad õpetavad omakorda mind, mis on ju, see on nagu, see kohe mind nagu tõsiselt paneb see käima, sest et ma olengi aru saanud, et lapsed, neid on vaja üles äratada sellele mäletamisele. Ja seega siis ma jõuan nüüd selleni, et kasuta ka sina, katseta seda sama taotlust, mida ma sulle nüüd loen, saad sa kasutada enda peal. Ja ma tõesti siiralt soovitan, kui sul on laps, kasuta seda oma laste peal. Suuremate laste puhul sa saad nii-öelda õpetada neile seda, nad saavad seda ise lugeda. Ja see on mina vormis või sa saad selle üles kirjutada, panna näiteks külmkapile, peeglile, kus on sul kogu aeg endal silme ees, et sa näeksid, et sa mäletaksid, et sinust tekiks nii-öelda see samane siukene sisemine juhatus ja ärkamine, sest et kui me nii-öelda ei treeni ennast, meie just täiskasvanud, siis see kipub meil meelest ära minema ja seesama kontakt iseendaga on väga lihtne kaduma. Nii, siin on esimene taotlus. Mina olen mina ja see on okei. Mina olen armastus. Minu tunded ja emotsioonid on minu omad. Mina olen armastus. Minu energia on minu kasutada. Minu vägi on armastus tingimusteta. Ja sa saad seda kasutada niimoodi, et sa loed seda kas ette iseendale ja lastele niimoodi ütled välja ühe fraasi kaupa ja lased neil järgi korrata. Et siis see nii-öelda hakkab toimima ja hakkab oma elu elama. Väiksemate laste puhul, kes iseendale nii-öelda seda võib-olla järgi ei ütle, aga sa siiski soovid ka nende puhul kasutada seda nende keha äratamist, siis ma soovitan kasutada sellist lühemat taotlust. Ja ma loen seda nüüd ette. Sina oled sina. Sa oled puhas armastus. Sinu energia on valgus. Sinu vägi on tingimusteta armastus. Ja seda sama taotlust saad sa kasutada ka mina vormis. Kõik on lubatud. Aga ma siiralt soovitan kasutada. Ma näen muutuseid iseenda laste peal. Ma olen katsetanud seda ka teiste laste peal. Ja tõeliselt nende keha mäletab. Neid on vaja ainult äratada. Seega äratame oma lapsed üles sellele mäletamisele, kes nad päriselt on. Sest nad on
me ju armastame oma lapsi tingimusteta. Ja seda nad ongi, tingimusteta armastus. Äratame need üles sellele. Ja siis nemad juba õpetavad meid. Nii et imelist katsetamist ja oleks väga tore, kui sa jagaksid oma kogemust, kui sa katsetad või kommenteerid siia teema alla, kui see sind kõnetab. Nii et toredat katsetamist ja äratame oma lapsed üles ja iseennast kaasa arvatud. Ära unusta kunagi iseennast. Õnnistused, kullakesed. Namaste!